Aitäh! Kõik need jutud, mis mina olen praegu kuulnud, on sellised, et jõuab lõpuks ikka küsimuseni, et kuidas me oleme siia jõudnud, et see nii on. Ja teiselt poolt, et siis mida teha, kuidas teha. Ma natuke ohkan, aga viin hetkeks mõtte ajalukku. 1806 Eestis, siinsamasel Tartus, aga Põlvas ja Kanepis hakkas ilmuma Tartu Maarahva nädalaleht. Ta jõudis ilmuda mõnikümmend numbrit ja sakslased kaebasid võimudele, et see tuleb ära keelata, sest eestlased lähevad enesekindlaks ja ülbeks. See leht ei saanudki aasta lõpuni ilmuda ja kõik lehed hävitati. Aga küsimus siin ajakirjanduse poole pealt on, kuidas tegid von Roth ja Oldekopp siis Põlvast sellist lehte? Kuidas nad tegid sellist lehte, et ühe aastaga tuua inimestesse nii suur eneseteadvus? See on küsimus ja vastust peab otsima, aga tõsiselt peab otsima. Mis tähendab seda, et on võimalik? Teine näide on mõtisklus Sakala üle. 1878 Sakala ilmumine, kui mõelda, et seda tegi üks inimene, Jakobson. Viljandis mitmes kohas need majad on Tartu tänaval ja Jakobsoni tänaval ka märgitud. Ja ta hakkab tegema lehte, mis nõuab õigusi, nõuab arutamist, võrdsust, maa küsimust, kellele kuulub maa. Ja sinna konteksti, lugejaskonda kuulub ka siis 10-aastane Jaan Tõnisson, sealt samast Viljandi tagant, Tänassilmast, ja Heinrich Koppel, natuke veel 5 kilomeetrit lähemalt Tõnu külast Viljandi poole. Rääkimata kõikidest nendest Tsaarile kirjutajatest, Holstre kandist, Pulleritsu koolist, nii edasi. Seal tekib selline vaimsus, mis ise kasvab edasi, tekib arutamine. Ja me saame aru, et Jaan Tõnisson 10-aastasena tundliku inimesena kuulis, mida taluperemehed arutavad, loevad lehte, mõtlevad kaasa ja loovad mõttes seda riiki. Ning kui 1896 Tõnisson kutsutakse Venemaalt tagasi, kutsujaks Heinrich Koppel, et tule, hakka tegema Postimeest. 1896, siis see leht praktiliselt loob Eesti riigi. Selle lehe ja selle avalikkusega, nende seltsi eluga, see kõik on tehtud. Me peame väga tähelepanelikult hakkama vaatama, kuidas midagi meie ühiskonnas ja kultuuris tegelikult on toimunud. Ja me oleme selles katkestuste kultuuris risti põiki ka sellepärast, et kui vaadata nüüd edasi, siis ikkagi 1944, kui siit mindi ära ja loodi Eesti kultuur Paguluses. Mul on au täna istuda kõrvuti Maie Mõttusega, kes on New Yorgist siin, aga on tagasi oma kodulinnas, siin, kus ta on kasvanud, oma majas. Ja tema käest võite küsida, mis see tähendab kasvada vabas maailmas edasi, aga ka ottada suures osas oma emakeel. Ma võtsin kaasa 2 raamatut lihtsalt ja lasen ringi käima. Ma ei teinud slaidi, aga vaadake seda raamatut. Ja see on tihedas kirjas Ameerika eestlaste kultuur ja organisatsioonid. Ja see on sellest ajast, kus Eestis, Eesti avalikkus oli keelatud. Seltsid olid keelatud. Ja see kõik, see vaba kultuur kandus sinna. Ma annan siia, lihtsalt saate. Ma võtsin ta just sellepärast raamatuna kaasa,
et selles on midagi, mis on monument. Ja kui me praegu läheme edasi, siis me peame aru saama, et meie oma maal see 44 ja edasi juba 40 tegi meist objektid. Meil ei olnud omal maal õigust mõelda ja tegutseda vabalt. Ja kui te vaatate, mis seal toimus, mis on siis vabas maailmas, tähendab see seda, et nemad jäid subjektideks. Selleks, et olla vaba inimene, peab olema subjekt. Ja nüüd ajakirjanduse juurde, mis tähendab seda, et ma tahan sisendada lootust oma jutuga. Ja mu jutt on selline, et tegelikult avalikkust saab kujundada igaüks. Igaüks meist on võimeline tegema midagi, mis on suurem ja jääb ajalukku. Ja me igaüks peame seda tegema. Selles kultuuris on meid nii vähe, et me ei saa olla need objektid. Me lihtsalt ei saa olla objektid. Samamoodi on fakt see, et tegelikult uudiste välja iseloomustab 2 tunnust. Üks on see, kes teatab esimese uudise, sest selle esimese uudise või sõnumi narratiiv hakkab kogu ühiskonnas kehtima. See tähendab, et see mõtteviis, mis on Eesti kultuuri keskne, see peab olema avalikkuses pealiinina ja seda tuleb ise teha. Siin tuleb luua kas platvorm või ajaleht või ajakiri, mis seda professionaalselt ja hästi teeb. Teiseks, selleks, et mõtted kinnistuvad, on alati vaja, seda nimetatakse 2-astmeline. Informatsioon on arutlus. Ja ilma arutluseta, oma lähtekohast lähtuvalt arutluseta ei muutu maailmas mitte midagi. Ja see on see, mis on praegu väga puudu, sest meie suurim probleem on praegu avalikkuse politiseerumine ja see võtab ära võimalused kultuurilt. Kusjuures tuleb väga rõhutada, et MTÜ-d on nii kultuurivallas kui ka poliitilised parteid, nad ei ole tähtsamad kui kultuurikeskkonna MTÜ-d. Ja see, et on hierarhiseeritud poliitikasse nii tugevalt, tuleb kodanikkonnal, ma ikkagi ütlen, sest et me oleme selle riigi kodanikud, et me peame selle ise tagasi nõutama. Ja siis ma tahan tuua ühe näite ja selle mehe nimi on Elijehu Kats. Elijehu Kats tegi Iisraeli riigi. Tal ei olnud mitte midagi. Ta asutas sinna Iisraeli televisiooni, väga hea rahvusliku programmiga, väga head toimetajad ja see hakkas tööle ja on väga tugev identiteedi looja, mis tähendab seda, et võimatut ei ole mitte midagi. Ja lõpuks ütlen ma, et on rajasõltuvused. Kui me tahtsime ja taastasime Eesti Vabariigi, siis me tahtsime seda nii-öelda katkestust Sovetist. Me tahtsime nagu jätkata seda teekonda, mis oli 40-ndani. Ja me peame aru andma, et praegu, eriti poliitikas, me näeme väga palju märke, kus on rajasõltuvus, past dependence ikkagi Soveti perioodist. See tuleks katsuda katkestada. Ja viimaseks ütlen, et tegelikult on avalikkust suunatakse müütidega. Müüdisüsteemid loovad avalikkust. Ja müüdisüsteemid on ka igavikulisi, aga nad on nagu 3 tasandil, et mis on nagu need kõige suuremad uskumused, mille nimel me rahvusena, riigina tahame pingutada. Siis teiseks need, kuidas me seda kõike korraldame ja motiveerime inimesi koostööle, kas formaalselt, mitteformaalselt. Ja 3. isiku tasandil, rituaalid, süsteemid. Ja need on praegu meil siin olleski ja kõikide nende heade tekstide ajal võimalik uuesti läbi mõelda. Sest on selge, et praegu meie ühiskonnas on kriis kõige suuremas mõttes ja on nende vanade hoitud müütide purunemise aeg. On see müüdirike, mis on ilmselt hea. Mina näen praegu päris palju uusi võimalusi.
ja soovin meile kõigile jõudu ja olla avalikkuses rõõmsameelne, sest optimismiga saame me rohkem. Aitäh! Suur tänu, Maarja Lõhmus! Maarja Lõhmus Maarja kirikus ja kuldsed sõnad. Ja üheks küsimuseks taas on palun aega ja seal tagant on üks väga kõrge käsi tõusnud. Aurin Terepingele. Mul on seoses müütidega üks selline küsimus, et te rääkisite müütide lõhkumisest, müütide katkestamisest ja teatud juhtudel võib see olla positiivne. Aga paraku on ju ka neid müüte, mis on Eesti rahvast liitnud ja paraku on ka neid, kes püüavad ka neid müüte lõhkuda. Et kas siis on kuidagiviisi võimalik eristada neid müüdilõhkujaid, kelle eesmärgiks on mingi positiivne tulemus rahvuse mõttes, nendest müüdilõhkujatest, kes mina nimetaks urgitsejateks, kes püüavad leida neid negatiivseid hetki minevikust, millest selgub, et see mees tegelikult oli hoopis niisugune või ta oli võib-olla näiteks väga labaselt öeldes naisepeksja või kes ta veel siis oli, et ta ei ole üldse keegi, kelleks me teda oleme kogu aeg pidanud. Et selline küsimus oleks mul. Aitäh! Ma alati õpatan, kui ma kuulan ja mõtlen ja laulan, las laima võõra kadedus sa siiski seisad südames. Et seda me näeme iga päev, eks ju. Ja tegelikult isegi selles lauses on uue müüdi loomist või siis selle eksistentsiaalse müüdi alleshoidmist. Ja on ikkagi need eksistentsiaalsed müüdid, mille ümber me mitteformaalselt, lihtsalt selleks, et eksisteerida, koguneme. Ja kui me neid sõnastame ja neid Eesti rahvale, Eesti maal alles hoiame, siis ei juhtu siin mitte midagi. Sest alati on kohalikkus on paremas positsioonis. See, mis võitlus siin praegu käib, on tegelikult, kui te väga teraselt vaatate, kes on subjektid, et siin käivad sellised võitlused, kus see müüdiloome või need halvad müüdid on nõrgad. Tegelikult nad on nõrgad, nad on destruktiivsed. Et sellele alati, mis on nagu olnud meil, sest näiteks väliseestluse paguluse on üleval hoidnud ju Eesti müüt. See ei ole teisiti, kuidas need skaudid, gaidid, kõik on marssinud, tuhanded inimesed laagritest, noored, kuhu nad kadusid. Meie suurim probleem on see, et meil puudub eestluse jaoks elukaare müüt. Kuhu nad kaovad vahepeal ja kui nad ära kaovad, kuidas nad saavad tagasi tulla?